Häirekeskus, tere, mis juhtus? Kas politsei kuuleb? Politsei kuuleb ka, mis juhtus? See oli umbes 2008. aasta sügisel, kui ilmad olid juba päris külmad. Politsei sai teate selle kohta, et üks juhuslik möödakäija, kes hommikul vara oma koeraga jalutas, avastas siis Tartu maanteelt, kus on need mahajäetud majad raudteepoolsest äärest ühe vankri, kus sees oli päris väike laps, 2-3 aastane. Loomulikult see naisterahvas ehmatas selle peale, kutsus kiirabi, mis oli ka väga õige tegu, sest laps oli selleks hetkeks juba alajahtunud ja sattus ta haiglasse, kus siis esitati väljakutse ka tolleaegsele lastekaitsetalitusele. Selle lapse isikut me ei suutnud tuvastada, kuna ta ise ei suutnud rääkida ühtegi sõna. Samuti tema kaasas olnud esemetes ei olnud ühtegi viidet sellele, kes ta võiks olla. Kasutasime meediaabi, et äkki keegi tunneb naaber, lapseaia kasvataja, tuttav. Aga keegi ei suutnud siis meile öelda, kes see on. Kuni selle hetkeni, kus oli mööda läinud sellest lapse avastamisest äkki 3-4 päeva, kui meile siis helistas üks meesterahvas, kes ütles, et mina tean, kes see laps on. Ja sealt läks nagu asi huvitavaks, et kuidas siis järsku nüüd ja miks just tema ja miks mitte varem. Ja selguski, et tema oligi see mees tegelikult, kes selle lapse sinna viis ja tal oli hakanud südametunnistus piinama. Me tuvastasime lõpuks selle, et seesama mees koos oma abikaasaga olid otsustanud selle lapse toimetada sinna eesmärgiga, kavatsetusega lausa see laps sinna jätta. Nemad küll ütlesid, et me loodame, et keegi leiab nad, mingi möödakäija, aga sellises asukohas on see päris keeruline tegelikult. Puhas juhus, et see naisterahvas hommikul seal oli. Nendel endal oli 2 peale 3-4 last ja see väike tüdruk oli siis nii-öelda lisalaps, kes ei olnud nende lihane laps, vaid ühe Venemaal elava sugulase laps, keda nad olid juba mitu aastat kasvatanud. Ja kuna kummalgi ei olnud tööl, nad elatusid sotsiaaltoetustest ja nad tundsid, et nad on sellises väljapääsmatus olukorras, et ainult selle mitte siis nende enda lapse hülgamine tundus nendele kõige õigem viis seda probleemi lahendada. Ja seetõttu ka pani see mind ka politseinikuna mõtlema, riigiametnikuna mõtlema selle peale, et kui palju selliseid inimesi tegelikult meil ühiskonnas on, kes on sellises väljapääsmatus olukorras, keda ka riik ei ole suutnud üles leida, kes otsustavad oma probleemide lahendamiseks astuda nii drastilisi samme, nagu selleks on 2-aastase lapse hülgamine külmal ajal Tühermaale. See juhtus umbes 10 aastat tagasi ja tolle ajal ma töötasin Järvamaal patrullis. Ja ühel hilise õhtul siis saime teate, et koerust natukene Rakke poole on üks sõiduauto sõitnud otsa jalgratturile ja pauk oli olevat niivõrd kõva olnud, et tõenäoliselt on nüüd jalgrattule surma saanud. Liikusime siis sündmuskohale ja see pilt, mis meil avanes, oli, et auto oli ikkagi omaegu kannatada saanud, esiklaaspuru ja kapott seal mõlkis ja katus natuke mõlkis ja ratas oli täiesti sodi. Aga meile nagu niisugune kummaline olukord tekkis sellega, et me ei leidnud seda jalgratturit sealt kuskilt. Et autojuht oli niisugune vanem naisterahvas, kes pime ka ja tema nagu teda ei otsinudki, aga ta oli väga mures, väga paanikas, et tema on nüüd kellegi surnuks sõitnud ja hakkasime siis otsima, et iseenesest ju tegemist sellise ajakriitilise olukorraga ka, et kui inimene elab, siis on vaja talle ruttu abi leida ja kuskilt auto lähedalt me ei leidnud ja siis vaikselt hakkasime seda ringi, kust me teda otsime, järjest suuremaks tegema. Seal kõrval oli ka niisugune võsa ja peale seda niisugune metsatukk, et põhimõtteliselt kammime selle kõik sealt läbi ja otsisime ja ei leia. Kohati juba korraks tekkis ka mulje, et millega siin tegu on, kas üldse inimest oli, et äkki see ratas on seal toodud ja mingi teine pauk toimunud, aga kõik tundus nii loogiline, et see pauk pidi selle koha peal olema toimunud. Ja see autojuht, temast ei olnud ka küll midagi kahtlustada, et ta midagi muud organiseerinud siin tee peale. Ja kutsusime ka treileri järgi, sest see
auto ei olnud võimeline enam ise ära sõitma, et seal oli jahutussüsteem katki läinud. Ja kui treiler kohale jõudis, hakkasime autot juba sinna treileri peale sikutama, siis auto juurest oli kuulda, et norskab keegi. Et niisugune norin on nagu kuulda ja kohe ei saanud ka aru, et mis asi see nüüd on. Ja siis hakkasime seda autot hoolega üle vaatama ja tegemist oli Ford Sierraga, mis tollal oli rahvaauto ja luukpära autoga ja seal taga pagasniku osas siis põõnas üks väga purjus mees, ta oli seal mingite kaltsude riiete vahel, mis seal autos enam oli. Ja kui teda üles ajasime, siis jah, natukene oli tal seal nägu ka verine ja nina ka natuke lömmis, aga põhimõtteliselt ei saanud ta aru mitte midagi, kus ta on, miks ta seal on ja siis selguski, et ta oli rattaga sõites väga purjus. Selle kokkupõrke tulemusena lendas ta niisuguses kaares niimoodi õhku, et kui see auto lõpuks all nagu pidama sai, siis see mees kukkus täpselt läbi taga selle luugi akna sinna auto pagasnikusse ja sinna sammadega rahumeeli kohe magama jäi. Ja meile andis see sellise hea õppetunni, siis, et kui me ikkagi kadunud inimest peame otsima hakkama, et siis tuleb kõigepealt läbi otsida ikkagi kas esimene meeter või teine meeter, et mitte hakata kohe peale 5. meetrist, et nii mõnigi kord võib see otsitav inimene olla ikkagi seal, kus ta sellest paugust tegelikult jäi. Meie oma tööga seonduvalt käime siis hästi palju lasteaedades ja koolides loenguid tegemas ja siis lapsed on sellised hästi siirad ja ausad, et nad räägivad hästi vahvaid lugusid. Jah, et teinekord need lapsed oma vahvate märkustega või selliste tähelepanekutega panevad. Teinekord me ei oskagi neile kohe nagu vastata, ausalt öelda. Aga selline hästi vahva lugu on meil kohe Andraga sellest aastast, et käisime koos Tartu lasteaias, kus siis selgitasimegi ja tutvustasime lastele politseitööd ning näitasime neile ka politseivarustust. Ja rääkisimegi, et politsei teeb kogu aeg tööd, et nii päeval kui ka öösel, et politsei on kogu aeg nii-öelda inimestel abiks. Ja siis lapsed väga olid imestunud ja siis üks poiss ütleski meile, et aga jõulude ajal te ei pea ju tööl olema, et siis on ju jõuluvana, kes lastele vitsa annab. Ja siis me üritasime selgitada, et meiega ei anna vitsa tegelikult. Ja seoses sellega siis mul meenub ka üks lugu ühes koolis, kus andsin loengut ja siis rääkisin seal loengu lõpus, et politsei on laste sõber, politsei ei karista, et meid ei pea kartma. Ja siis üks eestpingis üks tüdruk ka noogutas kaasa ja ütles, et minu issisõber on ka politsei, et politsei mitu korda meil kodus käinud ja ükskord läks issi isegi nendega kaasa. Ja samuti meenub üks hästi vahva lugu siin mõned aastad tagasi, kus siis samuti oli lasteaias üritus, kus siis oli politsei ja meie politsei Lõvileo. Ja Lõvileo siis mängis lastega ja tegeles nendega, aga samal ajal tema selja taga olid siis 2 poissi, kes mängisid Lõvileo sabaga ja silitasid seda saba ja oma keski nagu arutasid, et huvitav, et kas Lõvileo on isalõvi või on ta emalõvi. Ja siis arutasid, kuni üks poiss võttis siis julguse kokku ja küsib Lõvileo käest, et kas sa oled emalõvi või sa oled isalõvi. Ja siis isalõvi vastab, et minu nimi on ikka Leo, et ma olen isalõvi. Ja siis poiss kohe küsib, et aga kas sul on ka emalõvi? Ja siis Lõvileo kogeledes nagu vastab, et jaa, et ikka on. Ja poiss siis kohe selle peale küsib, et aga kas te teete siis lõvikutsikaid ka? Läbirääkijana alustasin ma 2004 aasta maikuus ja üks suhteliselt esimesi kordi oli siis üks selline juhtum, kus politsei sai teata selle kohta, et ühe peretüli käigus siis mees korduvalt lõi oma naist, viskas ta korterist välja ja kui politsei sinna kohale jõudis, siis oli mees ukse lukustanud, politsei proovis sinna sisse saada.
mees lülitas tööle gaasipliidi, lasi korteri gaasi täis, nii et tekkis seal ja ka ähvardas siis, et tekkis tõsine oht selle kohta, et ta laseb õhku oma korteri ja sealhulgas võivad saada viga mitte ainult tema korter, vaid ka paljud kõrval olevad korterid ja seal olevad inimesed. Et esialgu saime temaga läbi ukse kontakti. Mees oli väga bravuurikas, lubas meile kõigile väga haiget teha, õhku lasta ja nii edasi. Meie mure tegelikult sellel hetkel oli selles, et me saaksime evakueerida sellest trepikojast kõik seal elavad inimesed. Oht oli tõesti reaalne, et need inimesed võivad saada viga või suisa surma. Hiljem oli see vestlus päris pikk, et kui see algas, oli tegu juba õhtuste tundidega ja venis kogu selle sündmuse lahendus tegelikult ju öötundidesse. Ma tean, et see meesterahvas soovis meie käest ja nõudis meie käest nii alkoholi kui prostituute. Oli juttu ka sellest, et me võiksime talle laulda Nõukogude Liidu hümni ja mingist hetkest läksime me üle siis mobiili peale vestlemisele, ehk siis ma helistasin talle, me rääkisime temaga mobiili teel ja juba sellistel tõsistel öötundidel 2-3 paik, ma täpselt kellaaega ei mäleta, aga ma arvan, et võis olla juba 2-3 öösel. Hea kolleeg eriüksust ütles, et kuule, et ta magab. Läbirääkimistel väga enam mõtet ei olnud, teisest küljest läbirääkimine oli omamoodi ju selle eesmärgi saavutanud, et see inimene enam otseselt sellel hetkel ohtlik ei olnud. Samas jäi loomulikult oht, et kui ta ärkab või juhtub midagi seal, siis gaasikraanid on jätkuvalt ja olid ka hiljem, nagu me veendusime, tõesti lahtises olekus, nii et põhimõtteliselt võis sinna kogu aeg gaasi peale korterisse tekkida. Eriüksus väga edukalt ja väga kiirelt siis sisenes sellesse korterisse, uks kukkus sissepoole korterisse ja oma üllatusena eriüksus ei leidnud seda meest esimese hetkega. Aga tegelikult mõne hetke pärast saadi siis aru, kui oli kerge täginat kuulda, et ukse sisse löödes kukkus see metalluks siis selle Vene sõjaväest treenitud siis meeskodaniku peale. Ilmselt ärkas ta selle peale küll üles, aga väga vist ei julgenud häält teha, et eriüksus ta sealt ukse alt siis leidis. Ja sellega see oht sisuliselt likvideeriti. Nii et ka sellise lõpuga võivad vahel olla meie juhtumid ja õnneks keegi viga ei saanud, välja arvatud siis see naisterahvas, kes sai viga ennem seda, kui politsei reageerima hakkas. See lugu pärineb aastate tagant, kui ma ise töötasin veel koerajuhina, üks ilus suvelõpupäev ja sain väljakutse Valga maakonda metsa, kus vanavanemad olid läinud seeni korjama ja võtnud kaasa oma 2-aastase lapselapse. Ja täiesti inimlik, nagu ikka juhtuda võib sellises seenekorjamise tuhinas, üks hetk seda last lihtsalt ei olnud kuskil. Algul otsiti omal käel, kutsuti appi politsei ja lõpuks siis ka koerajuht koeraga. Leidsin ees üsna keerulise sündmuskoha, aga kuna olukord oli väga tõsine ja see mure, mis sealt peegeldus vanavanemate silmadest, andis sellele kinnitus, siis tegin kõik, mis tookord oskasin. Ja lõpuks õnnestus koeraga see värske jälg saada. Rihmast oli tunda, kuidas koer ikkagi tirib ilusti mööda jälge. Ja minu üllatuseks see vahemaa oli nii väikse lapse kohta väga pikk, kilomeeter maad eemal. Leidsin siis sambla peal istumas lapse, kellel oli nägu määrdunud, selline kuivanud pisarajäljed jooksid üle põse, aga selleks hetkeks võhm oli otsa saanud niimoodi, et ta ei nutnud enam, täitsa rahulikult istus ja pigem oli üllatunud ja võib-olla gramm isegi rõõmus, kui koera nägi. Kõige rõõmsam sel hetkel oli koer, kes oma leiu üle siis rõõmustas niiviisi, et tõmbas lapsel keelega üle näo. Ja tundsin kergendust, võtsin selle lapse sülle ja hakkasime siis tagasi sammuma, koer rõõmsalt kõrval hüppamas, sest koer tajub väga hästi, millega ta on hakkama saanud. Ja sel hetkel, kui ma jõudsin siis sinna otsingu algpunkti, kus politseinikud ja vanavanemad ja kohale saabunud lapsevanemad ootasid, sain ma reaalselt aru, kui kriitiline see sündmus tegelikult oli olnud.
ja sel hetkel vallandusid ka lähedaste sellised mure ja emotsioonid, mis olid kogu aeg selle otsingu ajal nagu tagasi hoitud, et algul ei saanudki aru, et kas need on murepisarad või õnnepisarad. Kokkuvõttes on see üks väljakutse, mis on mind mõjutanud kogu minu politseiniku elu jooksul, sest ma sain reaalselt aru, kui oluline selle väikese inimese jaoks see hetk oli, ehk siis sellest sõltus suuresti see, kas ta jääb ellu, milline on tema tulevane elu. Ja seda olen ma oma peas hoidnud ka kõigi ülejäänud väljakutsete puhul, ehk siis politseinikuna me peame alati mõtlema, et meie tegevusest sõltub kellegi elu või tervis. See oli umbes 20 aastat tagasi, kui mina ja minu baarimees olime patrullis Tallinna kesklinnas. Kuulsime läbi eetri, et teisel patrulli eest sõidab ära sõiduk. Olime piisavalt lähedal, et ka ise reageerida ja abistada teist patrulli. Jõudsime eest ära sõitvale autole samuti sappa ja nii minu kui ka selle teise patrullsõiduki ees kaotas ärasõitev sõiduk siis juhitavuse ja sõitis vastu posti. Posti sõitmise tagajärjel lendas autost välja turvavööga kinnitamata noormees, kes jäi auto kõrvale lebama liikumatult. Mina ja kõik politseinikud, kes seal olid, jooksime selle noormehe juurde ja ei läinud kaua aega, kui noormees meie käte vahel hinge heitis. See oli raske hetk, see oli kurb hetk ja jääb meelde nii mulle kui ka kõikidele teistele inimestele, kes seal ümberringi olid, ma usun, terveks eluks. Kurb on selle asja juures see, et see sõiduki juht ise oma teost aru ei saanud, ta oli ülbe, üleolev, sõna otseses mõttes irvitas meile näkku seal koha peal ja ta ei saanud aru, mida ta valesti oli teinud. Ma arvan, et kui keegi minu käest küsib, et milline sündmus sinu elus on jätnud sulle kõige suurema jälje, siis vaieldamatult tuleb see sündmus mulle kohe meelde, sest mis saab olla raskemat kui see, kui sinu enda käte vahel sureb ära laps. See liiklusõnnetus konkreetselt juhtus sel suvel. Lastega liiklusõnnetused, kui juba see väljakutse tuleb, on selline, kuhu ei tahagi minna. Loomulikult ei taha ühelegi kannatanuga liiklusõnnetusele kohale minna, aga laste oma on just siuke, mis nagu raputab hinge, et ma olen ka ise lapsevanem ja üldiselt öeldakse ka lapse vanus juba ära, kui tuleb väljakutse ja kui me läksime, ma teadsin, et on 9-aastane poiss. Me jõudsime sinna kohale, see oli Pirital ja isa või ema, nüüd täpselt seda hetke ma ei mäleta, hoidis seda poissi üles. Ma jooksin tema juurde ja ma tundsin seda samastumist, sest mul oli selleks ajaks teada ka nimi ja see oli ka minu pojaga täpselt sama nimi. Ma unustasin ära, et ma olen ametnik. Ma laskusin põlvili tema juurde ja ma lihtsalt küsisin, kuidas sul läheb, püüdsin teda lohutada, ehk siis ma võtsin teda kui oma last täiesti. Et ma ei salga, ma ei suutnud ka pisaraid tagasi hoida. See oli suhteliselt raske. Ja minu järgmine samm oli siis Kalli Karu juurde, et natukenegi lapsele lohutust pakkuda. Ja kui lapsega siis rääkida, siis selguski, et tema kodu oli seal samas. Tema eesmärk oli samamoodi jõuda oma vanemate juurde tervena, aga ülekäigurada oli veidi eemal. Ehk siis selle tõttu juhtus ka õnnetus, et ta läks bussi eest üle tee ja lihtsalt sõiduki juhti näinud teda. Et aga tookord läks nagu väga õnnelikult, et see laps sai ainult ehmatuse. No seda oli näha, et tegelikult olid ehmatanud vanemad, ta ise, aga samas olime kõik nagu õnnelikud, et tal ei olnud midagi viga. Et oli kiirabitöötaja, oli samamoodi naisterahvas, ma mäletan, kuidas ka temal oli nagu kerge nagu ohe käis läbi, et et kõik on nagu hästi ja me saame selle lapse kohe vanematega koju saata, et vanemad olid ka teki juba toonud talle sooja pannud, et tal oli nagu hästi turvaline. Mina püüdsin samalt poolt teda lohutada ja see jäi mulle hinge nagu, et just see, et ma sain samastuda nagu nemaga.
Vahepeal ka ema vaatas mind juba sellise näoga, et kas ka mind on vaja lohutada, mitte ainult last. Et see oli ka tema poolt hästi südamlik, et oli näha, et meil oli nagu üks tervik, kes hoolitses tegelikult selle lapse eest. See lugu võis jääda 3 aasta tagusesse aega, kus ta küll ei erine tavapärasest palju, küll aga nii-öelda botaanikakaugele inimesele võib ta olla siis mõnevõrra siiski silmaringi avardav. Oli õhtune aeg ja hämardudes torkas teatele silma, et ühes korrusmaa aknas vilgub tuli. Miks ta tuli vilkus, jõulud ei olnud, tundus kahtlane. Ja niisuguse keskmise fantaasiaga inimesele nii-öelda skaalalt disko või tuuma seda tundus see täiesti keskmine tulemus ja nii jõudis see teade ka meieni. Ja saatsin patrulli siis asjaolusid hindama. Tehti kindlaks siis korter, korterit ei avatud, ei koputamise ja uksekella laskmise peale ja hakkas siis ka endal tekkima kahtlus, et võib-olla tõesti mõni inimene on ohus seal ja annab selliselt märku. Sellistel puhkudel, kui me mitte mingisugust muud tulemust ei saa, siis korteri uks sund avatakse. Ja kuna ma sain teada ka selle korteri omanikku, võtsin temaga ühendust ja minu mälu järgi ta oli kuskil Eesti saare peal, selgitasin talle asjaolud ära. Ja ta ütles, et jah, et tema korteris ei tohiks küll midagi vilkuda, küll aga ta on andnud korteri üürile. Ja üürnik on noor ja tubli inimene, et vast temaga ei ole midagi hullu juhtunud. Ma sain siis selle üürniku numbri tema käest ja proovisin korduvalt helistada. Kõned läksid nii-öelda lõppu, keegi vastu ei võtnud. Ja siis ma veel patrulliga jagasin mõtteid, et võib-olla siiski suhelda veel kord naabritega, et äkki on selline usalduslik suhe, et üürnik on andnud oma korteri võtme. Ja siis ma seda tekkinud ajaakent kasutasin siis uuesti helistamiseks. Korduvalt ja korduvalt ma olin juba ise loobumas, käis klõps, inimene võttis kõne vastu. Taustal oli kuulda siis liiklusmüra ja siuke hingeldav kiire kõnd. Kiiresti selgitasin, kes ma olen ja mis ma tahan ja ütlesin, et teie üüritavas korteris üks tuluke vilgub, et kas teie lähedastega on ikka kõik korras. Tekkis siis niisugune kandev paus ja läbi naeru siis tudengureili teatas, et tal on korteris niisugune botaanika valdkonnas juba ammu kanda kinnitanud elektrooniline seade, mis annab siis märku, et kuna peaks ligastma. See oli umbes 4 aastat tagasi. Avariipolitseiniku palvel ma läksin üle kuulama tunnistajana ühte isikut, kes oli sõitjana veoautos ja veoauto juht ei saanud juhtimisega toime, mille tagajärjel siis auto sõitis kraavi. Ja ülekuulamise ajal inimene järsult jäi oma jutuga pooleli ja ütles, et Sergei, ma tahan teid siiralt tänada. Te päästsite minu elu. Mina algul ei saanud aru, millest ta räägib ja palusin tal täpsustada. Ning inimene ütles mulle, et umbes 2 nädalat enne seda liiklusõnnetust ma olen teda peatanud. Tol hetkel ta sõitis autoga ja ei olnud turvavööga nõude kohaselt kinnitatud. Ja ma seletasin talle, et miks turvavöö kasutamine on oluline, miks see on oluline just tema jaoks, ega see ei ole tähtis meie jaoks. Ja inimene ütles mulle, et peale seda momenti, kui ma olen talle rääkinud nii-öelda sellest, miks seda turvavööd peab kasutama, ta hakkaski seda kasutama teadlikult. Ja hinnates nüüd seda liiklusõnnetust, ta ütles mulle, et suure tõenäosusega ta oleks surma saanud, kui tal poleks liiklusõnnetuse momendil turvavööd peal olnud. Ja minu jaoks oli üsna šokeeriv, aga heas mõttes šokeeriv. Ja minu jaoks need tänusõnad olid minu karjääri jooksul parimad. Kuna tegelikult see ongi see, mille nimel ma töötan. Selleks, et päästa inimelusid ja ära hoida hullemat.
see oli 2011. aasta jaanuaris, talvel väga palju lund oli. Meie piirkonnas siis mees ja naine olid läinud naabritele külla, umbes 60-aastased. Naised istusid niisama, rääkisid juttu, aga mehed siis jutu kõrvale ka jõid kumbki pool liitrit viina ära. Ja õhtul siis, kui joogid olid otsas, jutud olid räägitud, hakati siis Žiguliga kodu poole sõitma. Mees oli ikkagi päris joobes. Ta ei suutnud autot valitseda ja sõitis siis Žiguliga lumevalli, nii et auto jäi kinni, et omal jõul sealt liikuma ei pääsenud. Naine selle peale vihastas, väljus autost ja kuna koduni oli umbes kilomeetri maad, hakkas jala kodu poole minema ja siis mees jäi auto juurde ja üritas seda siis lumevallist kätte saada. Natukese aja pärast möödus siis sellest Žigulist üks auto, seal olid 4 noormeest, kes siis lükkasid, aitasid selle Žiguli lumevallist välja lükata. Mees siis kähku istus autosse ja sõitis naisele järge, et siis naine peale korjata. Aga kuna oli pime, lund sadas, teeolud olid halvad, väga libe oli, siis ta tee ääres kõndivat naist ei pannud tähele, vaid sõitis talle siis täie hooga selja tagant otsa. Ja naine oli siis koheselt surnud. Ja meie kohale jõudes siis mees oli väga paanikas, me hakkasime liiklusõnnetuse asjaolusid selgitama, menetlust läbi viima, siis mees oli kogu selle aja täielikus šokis. Karjus, et mis ma teinud olen, ma olen oma naise ära tapnud. Püüdsime teda rahustada, aga see oli väga raske, praktiliselt võimatu. See mees, ta oli nii šokis, et tavaliselt me oleks viinud kainenema kainestuskambrisse, ega selle mehe me viisime siis Pärnu psühhiaatriahaiglasse, et arstide järelevalve alla, et me ei julgenud teda kuhugi niisama viia. Ma ei suutnud seda meest kuidagi lohutada, et tavaliselt ma alati suudan igast juhtumist leida midagi positiivset või umbes välja tuua, et alati oleks võinud hullemini minna. Selle juhtumi puhul ma tõesti ei oskan nagu midagi öelda, et kuidas oleks võinud veel hullemini minna, et see läkski nii hullusti, kui üldse minna saab. Et see oli väga raske juhtum. See juhtus siis paar aastat tagasi suvisel ajal, kus me oma paarimehega teostasime patrulli, kui saime juhtimiskeskuselt väljakutse, et südalinnas Raekoja platsis asotsiaalsete eluviisidega meesterahvas üritab purskkaevus uputada kassipoega. Kohale jõudes nägime, et see kass on seal vees ja see mees lihtsalt seal vaatab pealt ja lükkab selle kassi vee alla. Saime selle kassi sealt veest välja, mehe panime autosse, viisime kainenema ja selle ajaga siis see kass oli juba toibunud. Järgmine ülesanne oli meil selle kassile muretseda koha, kus ta saab rahulikult olla ja selleks on Tartu linnas kodutute loomade varjupaik, kus loomavarjupaiga töötaja tuvastas, et tegemist on tüdruk Kiisuga. Kiisule oli vaja siis nime välja mõelda ja siis me kõik 3 peale andsime talle nimeks Poliisi ja selle loo nagu niisugune tuum ongi see, et kassipoeg sai endale uue nime ja leidis ka endale uue kodu, kus ta saab nüüd turvaliselt ja rahulikult olla. See võis olla üks 5-6 aastat tagasi kindlasti. Ja tegemist Lasnamäe linnaosaga, teatajaks taksojuht, keda siis konflikti käigus väidetavalt ründasid 2 klienti, et lõid teda, võtsid ära tema takso ja sõitsid minema sündmuskohalt. Nüüd, mis põhjusel nad nii lühikese sõidu tegid, et hiljem ei mäletagi, vist ei selgunud, aga isikud siis sõitsid paar maja edasi ja taksojuhil õnnestus neile järgneda, ehk siis ta nägi, kus sõiduk peatus ja millisesse trepikotta nad läksid. Kui tegemist oli pimeda ajaga, talvise ajaga ja trepikoda oli valgustatud, siis taksojuhil õnnestus ka näha, et millisele korrusele nad läksid ja kuhu korterisse nad sisenesid. Liikusime selle korteri ukse taha, üritasime korteris olevate isikutega kontakti saada.
et esmalt oli korteris suht vaikus, aga mõne aja möödudes oli kuulda joobes meesterahva sellist jauramist. See heli lähenes ukse juurde, et jõudis ukse taha, ehk me saime siis ühe isikuga kontakti. Tutvustasime ennast, selgitasime, miks me seal oleme, selgitasime ka, et kui nad ust ei ava, et siis meil on õigus korterisse siseneda. Ja kuna me kokkuleppele ei jõudnud temaga, siis otsustasime kaasata sündmuse lahendamisele päästetöötajad. Päästetöötajad reageerisid suht kiiresti. Ukse avamiseks kasutasid ketaslõikurit. Ja kui see ketaslõikuris lärm oli sumbunud või vaibunud, hakkas teiselt poolt ust kostuma mingit sarnast müra, turinat. Et korra nii päästetöötajad kui ka meie ise korraks kokkusime, et mõtlesime, et huvitav, millega võiks tegemist olla. Et otsustasime siis välja võtta teleskoopnuiad. Ja kui me siis ukse avasime, siis pilt oli siis, mis tavanes, oli järgmine, et siis üks nendest isikutest seisis seal esikus meie vastas ja käes oli tal elektritrell. Ja kuskilt ta ilmselt oli leidnud võimalikult suure puuriga sinna otsa, nii et see pilt, mis avanes seal, esmane pilt oli suht selline hirmuäratav, ütleme niimoodi. Aga õnneks ta oli seisis just liikumatult, et ta ei rünnanud meid otse. Pigem siis meie pidime kiiresti reageerima ja liikusime talle vastu. Ja üks minu kolleegidest siis kasutades teleskoopnui õnnestus tabadalda see puuri, ehk see puur liikus tema meesterahva küljele. Ja samaaegselt me siis viisime ta ka maha, võtsime ta kontrolli alla. Meie siis otsustasime kiiresti hargneda, et kontrollida ära ka teised ruumid. Ja pannes tule siis suures seal elutoas põlema, nägime, et siis taga toa nurgas oli valgustatud kuusk ja selle kuuse all siis nagu jõulude ajal siis kingitusena oli see teine meesterahvas ennast niimoodi kerra tõmmanud, üritanud ennast ära peita. Tema meile mingit vastupanu ei osutanud ja allus meie korraldustele ja isik õnnestus ka kinni pidada. Juhtus see 2016 aasta, kui Ida-Virumaalt ja Kesk-Eestit pärit kurjategijad otsustasid hakata teenima suurt raha. Ja nende plaan oli siis järgmine, et tuua Venemaalt Euroopasse läbi Eesti vietnamlasi. Mõeldud tehtud. Plaan oli neil väga hea. Oli olemas organisaatorid, olid olemas töömehed, olid olemas autod, olid olemas konspiratsiooni tagamiseks kõikvõimalikud sidevahendid ja nii edasi. Ja järjekordne operatsioon viidi läbi Võrumaal. Operatsioon nende mõttes nägi välja selline, et üks osa ketilülist paikneb Võrus, kes ootavad siis vietnamlasi kui kaupa, et viia need edasi Euroopasse. Ja operatsioon oli kaasatud ka keskealine mees, nimetagem teda Peeter. Tema ülesandeks oli sõita piiriäärsesse metsa, võtta sealt peale 11 vietnamlast, panna need enda Ford Mondeosse ja tuua nad turvaliselt Võrru, kus üle siis anda järgmisele ketilülile. Kõik toimis ideaalselt. Ja politseiametnikud, meie siis jälgisime seda kogu operatsiooni. Nendel oli operatsioon ja meil oli operatsioon. Sinnamaani oli kõik ladus ja ilus, kuni Peeter jõudis Võrru, et sellel hetkel tekkis meil hämming. Ja hämming tekkis nimelt just selles osas, et Peeter ei sõitnud otsejoones kokkulepitud kohta, vaid hakkas kaootiliselt ja siipäratult mööda Võru linna, öises Võrus isegi võib öelda ringi patrullima. Oli selge, et tegelikult keti teine lüli ootab teda. Neil on kiire. Peeter ei läinud sinna kohtumiskohta ja tagatipuks võttis hoopis suuna Tartu peale. Otsustasime realiseerida operatsiooni. Politsei löögiüksus jooksis kõik kurjategijad piltlikult öeldes pikali ja siis oli asi selge. Peetri ülesandeks oli Võrru jõudes sisse lülitada temale antud konspiratiivtelefon ja raadiojaam ja läbi selle teavitada oma asukoht ja minna kokkulepitud kohta. Alkoholilembeline Peeter oli ennast selleks hetkeks täiesti plaaniväliselt ja teistega kooskõlastamata padujoobe tõmmanud
ja sel hetkel ilmselgelt ei adunud ta reaalset maailma enam. See tähendab, ta ei suutnud sisse lülitada mobiiltelefoni, raadiojaama, veel vähem mäletas ta seda, kuhu ta täpselt minema pidi, mis kell ta kuskil olema pidi, mis kell ta niinimetatud kauba kellelegi üle annab. See lugu jäi mulle sellepärast meelde, et kui kogu operatsioon oli nii ilusti läbi mõeldud ja nii peenelt läbi mõeldud kurjategijate poolt, siis keegi ei tulnud selle peale, et üks ära võib ennast lihtsalt labaselt täis juua ja kogu operatsiooni ära rikkuda. Isegi politsei ei tulnud selle peale ja veel vähem need kurjategijad ise.